Alustame siis täna. Mul on üks selline tõsine teema südames. Ma olen seda tegelikult mitu korda juba vaikselt puudutanud, aga ikkagi ma usun, Jumala vaim paneb nagu sellise rõhuasetuse kogu aeg ühe sama teema peale, et miks inimesed ei saa vabaks ja kuidas Jumala plaan tegelikult seda ette näeb, et inimesed täielikult oleksid temas vabad ja tervendatud ja vabastatud. Ja ma toon ühe sellise kirjakoha kõigepealt ja vaatame, see ühtib täiesti sellega, mis Jumala vaim mulle kunagi ütles väga selgelt. Ma olen ainult ühe korra elus näinud Jeesust unes, kui ta ilmus mulle nagu füüsilisel kujul unenäos ja see kattub täpselt sellega, mida ta siis mulle ütles. Et see, mida ta mulle ütles tookord, ma olen seda väga palju korranud, aga kordan veel, oli siis see, et kui püha vaim ei ehita kogudust, siis see põleb tuhaks. Ja teine oli siis see, et kui teil puudub armastus isekeskis, siis teie evangeelium on tühine. Et meil ei ole mõtet kuulutada inimestele evangeeliumi. Evangeelium on tegelikult hea sõnum, kui me ise tegelikult ei kanna enda sees seda, mida Jumal on meie sisse tahtnud asetada. Nii et ma loen ette kõigepealt 1. Johannese 13. peatükk ja 21. salmist alates. Armsad, kui meie südameid hukka ei mõista, on meil julgus Jumala ees ja mida me iganes palume, seda me saame temalt, sest me peame tema käske ja teeme, mis on temale meelepärast. Ja see on tema käsk, et me peame uskuma tema poja Jeesuse Kristuse nimesse ja armastama üksteist, nagu tema meil on käsu andnud. Ja kes peab tema käske, see jääb temasse ja tema sellesse. Ja sellest me tunneme, et tema jääb meisse sellest vaimust, kelle ta meil on andnud. See algab väga imearmsasti, see kirja kohta 21 salm. Armsad, kui meie südameid hukka ei mõista, on meil julgus Jumala ees. Ja siit ta jätkab ja mida me iganes palume, seda me saame temalt. Ja siis ta jätkab siin, mida ma juba teile ette lugesin. Et kas ei ole huvitav mõelda selle peale, et Jumal on tegelikult teinud selle asja nii lihtsaks, et ta ütleb, et mida te iganes palute, seda te saate, kui teil on, mis asi, kui teil on julgus Jumala ees. Ja julgus Jumala ees on siis, kui meie südameid hukka ei mõista. Ja mina ütleksin niimoodi, et üks põhilisi hingevaenlase strateegiaid koguduse suhtes, Kristuse ihu vastu, meie vastu on see, et meie süda mõistaks meid hukka. Sellepärast, et sõna ütleb, et kui meie süda mõistab hukka, ma pööran nüüd tagurpidi selle kirjakoha, siis meil läheb ära julgus Jumala ees. Meil ei ole julgust Jumala ees paluda. Meil ei ole julgust tulla Jumala ette asjadega, mis on võib-olla meie jaoks tohutud palvekoormad, rääkimata sellest, et minna kõike maailma, kuulutada evangeeliumi. Meil puudub selleks julgus. Ja nüüd vaenlase üks strateegia on selline, et ta tahab ära võtta julguse sinu käest. Et sa tunneksid kogu aeg millegis ennast süüdi, sa tunneksid, et sa oled midagi kogu aeg valesti teinud, sellepärast, et siis sul ei ole julgust ja piibel ütleb, ka tõenäoliselt sinu palved ei saa vastatud. Võib-olla osad saavad, aga piibel ütleb nii, siis te saate, kui teil on julgus Jumala ees. Ja nüüd ma kõigepealt esimese punktina tahaksingi natukene rääkida sellest, et esimene asi, ma eile jagasin seda ka natukene, aga ma tahan seda nüüd uuesti rääkida, tunnistuse, mis on minu isiklik tunnistus, mida mõned on võib-olla kuulnud, aga ma räägin selle ikkagi uuesti, sellepärast, et see tunnistus näitab väga selgesti, kui oluline on Jumala jaoks, et meie süda on puhtaks roogitud nendest asjadest, mis on olnud enne, mis on tulnud mingisuguse patu kaudu, mis on tulnud mingisuguse vale õpetuse kaudu. Ma räägin endast praegu, ma räägin üldisest printsiibist, aga vabadus on võimalik. Ja ma räägin ühe tunnistuse, mis läheb väga kaugesse aega, mis on minu
Ma väga harva tegelikult räägin viimasel ajal sellest, mis juhtus siis, kui ma olin maailma inimene. Aga see tunnistus on nüüd sellest ajast, kui ma olin maailma inimene ja ma toon ühe väga tõsise asja esile, hiljem siis selle tunnistuse lõpus, siis te saate aru, miks ma seda täna teiega jagan. Mul oli siis selline, et kui mina olin maailmas, ma ei tundnud Kristust, ma ei käinud koos Jumalaga, siis enamus teist ju teavad, et ma tegelesin ka, nagu tänapäeval moeks on, erinevate esoteeriliste asjadega ja üks selline asi, mida ma siis pidevalt harrastasin iga päev, oli, et ma panin kaarte endale ja teistele. Ärge nüüd hakake muretsema, ma ei hakka rääkima siin sellest, kuidas kaarte panna või mis siis juhtub või mis siis ei juhtu. Selle tunnistuse tuum on äärmiselt tõsine, mida ma tahan nüüd teile tuua, nii et varuge natukene kannatust. Ma siis, mulle meeldis siis nii-öelda panna neid kaarte, aga ma ka väga valisin, kellele ma neid panin. Ja nüüd juhtus selline situatsioon, et ma läksin ühel õhtul külla oma parimale sõbrannale, kellega ma siis suhtlesin ja klassiõele. Ja tema siis vanema tuli mu juurde ja ütles, et kas sa tahaksid mulle kaarte panna. Ja mina ütlesin, et ma esimest korda nagu tundsin, et tegelikult ma ei taha seda teha. Miski asi nagu ütles, et ära tee seda. Aga mina ikkagi tegin ja kuna see vanaema käis siis nagu pinda minule ja siis juhtuski nii, et ma nagu, tegelikult ma ütlen veel kord, ma kartsin tegelikult talle panna, sest ta oli vana inimene ja ma arvasin, et äkki tulevad mingid pahad kaardid, et näitab näiteks, et ta sureb ära ja siis kuidas ma talle seda ütlen, millegipärast mul tuli selline nagu tunne. Ja ma küsisin ka, et miks sa tahad, et need kaarte pannakse ja ta ütles, et noh, et tal on esimese Eesti Vabariigi ajast on suured rahasummad Šveitsi pangas. Ma tuletan teile meelde, et see vestlus oli umbes aastal 1985. Nii et või natuke hiljem, mõned aastad hiljem, et selles mõttes see oli pime nõukogude aeg ja nõukogude ajal isegi keegi ei rääkinud sellisest asjast nagu Šveitsi pank. Ja kuna nüüd tema ütles, et tal on suured miljonid Šveitsi pangas, et tema tahab kaartide käest teada saada, kas ta saab selle raha kätte, siis ma lõpuks olin nõus panema. No omavahel ta lubas mulle altkäemaksu, eks ole, okei. Lubas mulle ka üht-teist osta, kui ta rahad kätte saab. Aga noh, hea küll. Ja siis ma panin talle need kaardid ja nii nagu ma olin kartnud, tulidki talle surmakaardid, mis näitasid, et see inimene saab nagu õnnetuse läbi surma ja saab nagu kohe justkui täna-homme, et see juhtub nüüd praegu. Ja loomulikult ma ei öelnud talle seda ja ütlesin, et kaardid midagi ei näita, läksin minema, ütlesin sõbrannale lihtsalt, et hoia oma vanemal silm peal, ma rääkisin selle sõbrannale, mis need kaardid ütlesid siis. Ja järgmine päev sai vanaema surma. Seesama vanaema, kelle ma olin siis ennustanud ja kellele ma isegi ei öelnud, mida need kaardid näitasid, jäi auto alla, päisepäeva aeg, ülekäigukohas. Ja pärast, kui politsei võttis siis sellelt autolt tunnistusi, siis autojuht ütles, et tee oli täiesti tühi. Et tema nägi, et tee on tühi ja järsku käis õudne pauka. Ja vana inimene jäi siis alla, ta sõitis parema külje poolt talle sisse, tekkis suur verejooks sisemine, paar tundi, mõned tunnid, ma ei tea täpselt, siis elas, aga igal õhtul kell 9 siis oli ta täpne surmaaeg, millal ta suri haiglas. Nii et minu poole pöördus siis sama päeva õhtul sõbranna, tuli mulle töö juurde, ütles, et kas oleks võimalik minna otsima mööda haiglaid, et kas ma läheks taga kaasa, et vanaema on kaduma läinud. Ta ei teadnud, keegi ei olnud talle helistanud, et vanaema tegelikult on juba teise ilma läinud. Ja siis, kui me lõpuks selle vanaema leidsime nii-öelda kuskilt surnukuurist, et ta oli surnud juba ja ma sain järsku aru, et juhtuski õnnetus täpselt nii, nagu kaardid olid näidanud ja äkki ja kohe ja järgmine päev, siis sel hetkel ma tundsin, et nagu mingisugune needus oleks minu peale tulnud. Ma tundsin täitsa füüsiliselt, nagu mingi must pilv tuli kuskilt üle nagu minu peale ja mu peale tuli selline hirm ja rõhumine, et mul on selline tunne, et ma ise suren ka praegu kohe ära. Ja miski mu sees ütles, et mina olen süüdi selles.
et mina justkui olen süüdi, et kui ma ei oleks ennustanud, siis ta poleks surma saanud, aga kuna mina ennustasin talle, isegi ei öelnud, mis juhtub, siis see rõhumine nii-öelda kasvas ja nädal aega hiljem täpselt, nüüd läheb asi huvitavaks. Nädal aega hiljem ma läksin matustele, tema matustele siis. Ja siis, kui oli selline viimane hüvasti jätu hetk, et kus käiakse siis ümber kirstu, siis sel hetkel, kui mina jõudsin tema kirstu äärde, ründas mind üks vaimolend nähtamatust maailmast. Kuidas ma tean, et vaimolend, sellepärast, et esiteks ma tundsin, kuidas üks isik järsku astus mulle vastu ja järgmisel hetkel tabas mind tohutu hoopa. Ma võrdleksin seda nagu gaasiplahvatusega kergemal kujul, et nagu selline lööklaine tuli, et ma ei näinud ju, et keegi mulle rusikaga lööks, aga ma tundsin seda, kuidas keegi lõi mind füüsiliselt nagu lööklaine. Ja mul hakkas väga halb. Ma kujutasin, muidugi rahustasin ennast maha, et küllap see on mingisugune närvide mäng või ma kujutan ette lihtsalt, aga kuna mul hakkas väga paha, selline tunne, et ma hakkan minestama, siis ma nii-öelda läksin keset neid matuseid, lasin ennast autoga haiglasse viia. Ja kui ma haiglasse olin saanud, siis tuvastati, et mul on sisemine verejooks, nagu keegi oleks mind löönud paremale poole. Ja minu elu on nii-öelda täiesti kaalukaussidel, et mul on põhimõtteliselt on kindel minek. Ja siis, kuidas ma seda täpselt tean, mind pandi siis operatsioonilauale, et hakata mind opereerima. Ja mul tõusis operatsioonilaua peal väga kõrge palavik, mul oli vappekülm, kraaditi oli üle 41, oli siis palavik. Ja siis anestesioloog ütles kirurgile, et me ei saa opereerida teda sellise palavikuga, sellepärast, et ta sureb ära. Ta ei kannata seda nii-öelda seda narkoosi välja sellise kõrge temperatuuriga või see ei mõju talle emba-kumba. Ja arst ütles selle peale, et ta oli venelane, ütles, et annab Šoravno merajata minu kohta siis, et ta nagunii sureb ära. Ja kui sa oled 24-aastane, siis ei ole väga meeldiv kuulda, kui arst ütleb sinu kohta kolmandale isikule, et ta nagunii sureb ära. Ja sa oled ise täiesti võimetu selles olukorras midagi ette võtma. Niisiis, kui ma lõpuks narkoosi alt välja sain ja avastasin, et ma olen ilmselgelt elusa, siis ma olin tohutult üllatunud. Ja ma tegin ühe otsuse juba seal samas haiglas, et ma mitte kunagi enam kaarti ei pane, sellepärast, et ma ei tea, ma ei uskunud küll vaimumaailma sellisel kujul, aga miski ütles mulle nagu, et ma olen avanud nagu ukse kuskile tundmatusse ja ma ei tea tegelikult, kes seal toimetab. Et kui see põhjustab inimese surma, siis ma elu sees ei taha millegi sellisega enam tegeleda. Nii. Nüüd läks veel 4 aastat mööda. Ma lihtsalt ütlen nii palju, et kui ma otsustasin mitte enam kunagi kaarte panna ega okultismiga tegeleda, siis see, et sina otsustad millegist loobuda ja kui sa ei ole tulnud Kristuse juurde samas, ei tähenda, et sa sellest vabaks saad, siis sellepärast, et minul läksid rünnakud siis veel hullemaks, kui ma otsustasin loobuda sellest. Aga nüüd hüpates edasi, siis kui ma 4 aastat hiljem kohtusin Kristusega ja sain päästetud, siis ma läksin vahetult pärast seda ühele reisile Saksamaale ja mul oli nii palju küsimusi ja ma tundsin, et ma tahan nagu palvetada ja kuidagi mingisugune asi oli mu sees. Ja Jumal juhtis mind kokku sellel reisil, siis ma läksingi selle inimesega koos sinna, kes oli siis kristlane. Ja ma hakkasin tema käest küsima asju. Ma ütlesin, ma tahan palvetada ja nii. Ja et midagi nagu puudu kuidagi või midagi peab veel nagu juhtuma ja nii. Ja ühel hetkel siis ta ütles, et lähen palvetama. Aga ma ei saanud palvetama hakata. Ja Jumal järsku pani sõrme täpselt sellele loole, mis ma just praegu rääkisin. Ütles, sa pead seda tunnistama. Sa pead selle välja rääkima konkreetselt sellele inimesele, kellega sa praegu oled koos seal. Ja ütleme nii, et ma olin 28-aastane, kui ma päästetud sain. Ma olin 10 aastat olnud juba nii-öelda täiskasvanud inimene ja igasugused lollusi jõudnud juba teha selle jooksul. Aga Jumal ei öelnud ühtegi teist asja mulle, vaid ta ütles konkreetselt see juhtum, millest ma praegu rääkisin, et sa pead seda tunnistama. Sa pead seda tunnistama ja
ma ei saanud nagu enne palvetada. Ja siis ma ütlesin sellele kristlasele, kes ei teadnud mitte midagi, et ma selliseid asju olen kunagi teinud, et ma tahaks midagi tunnistada, ühte pattu, mida ma olen teinud tõesti taeva ees, et see on nii suur asi, et ma pean seda sulle rääkima lihtsalt. Ja ta ütles, no räägi siis, mis see on. Ja nii kui ma rääkima hakkasin, siis ta pani oma kõrvad kinni, ütles, ei, ma ei taha kuulda, see on nii jube lugu, mõtle, mis sa kõik teinud oled, eks ole. Hakkas seal ohkima, ähkima. Ma ütlesin, ei, palun, ole vait lihtsalt ja kuula mind lõpuni, et ma pean, jumal käskis mul rääkida seda praegu, tunnistada välja, kõva häälega rääkida seda asja. Ja siis ma rääkisin talle selle välja lõpuks, ta elas selle kuidagi üle. Ja nii kui ma olin selle lõpetanud selle loo ja tunnistan seda nii-öelda taeva jumala ees, et ma olen teinud ränga patu tema ees. Kuigi inimene oli nüüd see, kes suri ja meie ei saa spekuleerida, kas ta oleks nagunii jäänud auto alla või mitte. Me ei saa seda praegu täna siin väita, aga fakt oli see, et mina ennustasin talle, ma avasin ukse kuldsesse maailma, olin seda korduvalt juba teinud ja pärast seda inimene jäi auto alla täpselt nii, nagu need kaardid olid näidanud. Ja minu jaoks oli see, et ma oleks olnud nagu inimese ära tapnud põhimõtteliselt. Et ma veel kord ütlen, see on spekulatsioon, me ei tea täpselt, kuidas oleks need asjad olnud, aga see on see, mida ma tundsin. Ja nüüd, kui ma seda tunnistasin koos selle teise siis kristlasega ja palusin selle andeks, siis ma tundsin esimest korda hästi tugevalt, kuidas Jumal vihkab pattu. Kuidas, sellest ma räägin natuke rohkem kohe, aga kui ma selle tunnistasin, siis mul läksid palvekeeled nagu lahti, ma sain hakata palvetama ja samaaegselt Jumal andis ka sellise hästi aulise märgi, et ma kogesin, või nägin õigemini, kuidas selline nagu kuldne, nagu vihm oleks taevast alla tulnud. Terve see, ma olin laeva peal sel hetkel ja terve see laeva nii-öelda foajee, kus me siis palvetasime, oli nagu kuldne, selline kuldseks muutus. Ja selle keskel järsku ma kuulsin veel kord kuradi häält kõva häälega, kes ütles, sinu elul ei ole nagunii mõtet, et hüppa jõkke või sinna hüppa merre üle parda. Et sinust ei saa nagunii mitte kunagi, Jumal ei anna andeks sulle mitte kunagi. Ja ma ei kuulanud seda enam, ma teadsin, et Jumal on mulle andeks andnud, Jumal on mind vastu võtnud ja nii-öelda tema selline valetamine ei mõjunud enam minule. Aga siis ma hiljem nagu mõtlesin väga palju selle peale, mis tähendab see, et kui me oma patud tunnistame, siis on tema ustav ja õige ja tema poja veri puhastab meid kõigest ülekohtust. Ja ma olen kuulnud väga palju inimesi ja kindlasti ka ise seda teinud, kes päeva lõpuks mõtlevad välja, mis nad on kõik valesti teinud täna, siis ütleb, et anna andeks, et ma ropendasin või anna andeks, ma vandusin, ma vihastasin, tegin seda või teist, kolmandat, neljandat ja siis tšekk. Läinud. Kõik on puhas jälle, homme hakkame uuesti peale, eks ju. Ma usun, et nii mõnigi inimene on mõnikord sellist asja teinud, eks ole. Et sa õhtul vaatad nagu oma asjad üle ja mõtled, et aha, see ja kogu lugu ja siis mõtled, et aga huvitav, miks mul järgmine päev samad asjad tulevad. Et ma küll tunnistasin ja sain andeks, aga miks ma vabaks ei saanud? Mõistad? No, mis iganes see võib olla, eks ole, ma ei hakka siin nüüd loetlema inimeste asju, eks ole, erinevaid on ju. Aga et see küsimus tekib, et ma ju tunnistasin sõna alusel. Sõna ütleb, Jumala poja veri puhastab meid kõigest ülekohtust, kui me oma patud tunnistame. Nii. Ja kui ma seda teen, siis ikkagi ma vabaks ei saa. Ma teen järgmine päev uuesti seda asja. No kas on näiteks vihastumine või mingi muu asi. Ja siis ma palvetasin selle teema pärast ja Jumal hakkas nagu rääkima. Ütles, et see tunnistamine ei ole see, et sa lihtsalt ütled, et sorry, ma tegin seda, nüüd palun anna andeks, poja veri puhastab, tšekk, kõik läinud, eks ju. See ei ole see, vaid nüüd tuleb see point, miks ma seda rääkisin üldse. Kui sa lähed Jumala trooni ette ja sa saad aru, et see patta, mida sa tegid, mis iganes see siis oli, on see, mida Jumal vihkab reaalselt, siis tuleb sinule üle ka see vihkamine patu suhtes. Ja Jumal ütles mulle väga selgelt, inimene ei saa vabaks enne konkreetsest patust, kui ta ei vihka seda pattu. Kui ta ei vihka seda pattu nii, nagu Jumal vihkab, saate aru, seal tekib üks samastumine. Kui sa päriselt tuled Jumala trooni ette ja ütled,
mis iganes, minu puhul oli see konkreetselt see okultne tegevus, eks ole, millega ma olin erinevaid asju teinud. Ma tulin ja see ei ole lihtsalt, et ma tunnistan, ma tegin seda, vaid see on üks karje sinu sees, et kuidas ma võisin ometi teha midagi, mida sina, Jumal, niimoodi vihkad. Et kus sa saad ilmutuse sellest, kuidas Jumal vihkab pattu. Ja sa saad aru, et sina peaks samamoodi seda pattu vihkama. See peaks olema jõledus sinu ees, see peaks olema jäledus. Kuni see ei ole sinu sees juhtunud, võid sa seda teha uuesti ja sa ei ole saanud vabaks. Ja kuni sa ei ole saanud vabaks, pole sul julgust Jumala ees. Ja sinu palve vastused viibivad. Kas te saate sellest mudelist praegu aru? See on tõsine jutt, ma tavaliselt ütlen nalja ainult, ma ei räägi tõsist juttu, aga täna ma räägin tõsist juttu. Sellepärast, et Jumal näitas mulle neid asju, kuidas need asjad on juba ammu, aga nüüd ta tõi selle teema uuesti esile. Selles mõttes kokkuvõttes siis number 1 asi, kui su elus on mingi asi, millega sa maadled võib-olla aastaid, mis iganes, võib-olla on väliselt väike asi, võib-olla see on suur asi, ma ei tea, eks ole, siis palu, et Jumal samastuks sinuga. Tähendab, et sa tunneksid, mitte samastuks sinuga, vaid sa tunneksid ära Jumala südame selles suhtes, et see patt muutuks sulle sama vastikuks, kui ta on Jumala silmis. Sellepärast, et see on sinu tee vabadusele. See on sinu tee nii-öelda vabanemise algus. Et ma olen täiesti julgelt rääkinud sellest, et see aeg, kui mina tegelesin okultismiga, juba enne seda, kui ma hakkasin sellega tegelema, juba ammu enne seda, juba siis, kui ma olin väike laps, oli mul selliseid sümptomeid, et tänapäeva arstid oleks mulle vähemalt 25 diagnoosi välja pannud ja võib-olla haiglasse sulgenud ja poleks mitte kunagi välja ka lasknud. Ma nägin vaime, ma kuulsin hääli, mul tekkisid sundmõtted, mul tekkis sundkäitumine isegi juba teatud mõttes, mul tekkisid enesetapumõtted, mul tekkisid igasugused luulud ja peale selle kohutavad ärevushäired. Kui need ärevushäired peale tulid, siis ma värisesin üle kere, mu süda kloppis nii meeletu kiirusega, et ema kutsus mulle mitu korda kiirabi, mul tehti rahustav süst, öeldi, see on närvidest. Ükskõik, mis oli, ema lõpuks meil tekkis siseringinali, et ükskõik, mis mul oli, ema ütles, see on närvidest või pimesool, 1-2, sest mul oli pimesool välja lõikamata, tal oli lõigatud, siis ütles 1-2, et muud võimalust ei ole. Aga tegelikult see teemolik asi. Selle taga oli teemolik maailm. Mul olid sellised ärevushäired, ja paanikahooda, hirmuhooda, surmatunne, kõik need hääled, kõik need nägemused, igasugused paranormaalsed nähtused, kõik ma oleks võinud näppude peal üles lugeda arstile. Sellel ajal olid teistsugused arstid. Ma käisin 2 korda psühhiaatri juures, ema viis vägisi. Ma olin 15-aastane ja ema viis sinna psühhiaatri juurde, mind ütles, et mu laps kuuleb hääli. Ta ütles niimoodi, see on tavaline asi, ütles mulle nii, et teismelised ikka kuulevad hääli, et minge koju tagasi ja võtke Balderjani ja kogu lugu, kõik saab selgeks. Ja see oli õnneks selline arst sellel ajal. Tänapäeval saad sa digilukku kõik need ilusad diagnoosid, mis üldse olemas on ja paratamatult, nüüd ma jõuan sellele enda loo lõpusirgele, kõik need diagnoosid, mis tänapäeval on väga populaarsed ja mida ravitakse depressantide ja ma ei tea, mille kõigega veel. Mina sain 1 sekundiga vabaks. Ma sain vabaks ärevushäiretest, häältest, mida ma kuulsin väljaspool. Ma nägin kõikidest hirmu ja surmatunnetest, ka öösiti mul käisid, mida nimetatakse unehalvatuseks. Igasugused rünnakud olid öösiti. Ma tundsin, kuidas keegi istus mu rinna peale, ma hakkasin üle värisema, kõigest asjad. Ma sain 1 korraga vabaks, siis kui Kristus tuli minu ellu. Ja ma ei ole kunagi tarvitanud antidepressante või mingid muid selliseid ravimeid, mis seda raviks. Järelikult see oli absoluutselt nähtamatu maailm, vaimumaailm. Ja kui ma tulin julgusega tema armutrooni ette, siis tema vabastas mind kõigest sellest. Ta ütles ainult 1 asja, mida ma pidin tunnistama. Ja see oli see, mida mu sõbranna varamana tegin, sest see lõppes surmaga. Ja kui ma selle olin ka tunnistanud ja öelnud, et see oli patt, väga suur patt, mida ma tegin Jumal sinu vastu, siis ta vabastas mind ka sellest
mis oli nii-öelda sellega kaasnenud ja ütleme, mingi süütunne võib-olla inimese elu ees või midagi sellist. Ja ma sain absoluutselt vabaks, mis tähendab seda, et vabadus kõikidest nendest asjadest on olemas. Mida Jumal teeb ühele, seda ta teeb ka teisele. Ei ole vaja joosta, ma ei tea, mis abivahendite järgi, kui sa oled Jumalas. Sellepärast, et kui Jumal sind vabaks ei tee, siis miks sa arvad, et valge pulber sind vabaks teeb teemonitest? Valge pulber aitab siis, kui hammas valutab. Ma mõtlen praegu mingit valge pulberi all, ma mõtlen medikamenti. Hammas valutab, kas sa oled hambaarsti juurde või võtad valuvaigistit, siis aitab valge pulber. Kui on asi vaimumaailmas, siis see valge pulber vaigistab lihtsalt sinu meeled, teeb sind tömbiks, teeb sind uimaseks, aga ta iialgi ei eemalda sinust teemonlikke vägesi või vaimumaailma asju, mis tegelikult sind rõhuvad. Nii et selles mõttes ma tahan öelda, et patu tunnistamine, sa ei pea jooksma mööda küla rääkima, mis sa kõik valesti teed esiteks. Sa ei pea ka ise endale kogu aeg rääkima, mis sa valesti teed, vaid sa pead paluma Jumala käest, et Jumal näitaks, kui on midagi sinu ja tema vahel. Sellepärast, et kui sa oled juba vanem kristlane, sa oskad piiblit lugeda, sa ju tegelikult tead põhimõtteliselt reegleid. Enamus kristlasi ju teavad tegelikult reegleid. Ja sinna ma tahan ka natukene, ma olen seda teemat ka enne puudutanud, aga ma tahan öelda seda, et need reeglid, mis on inimeste vahelised reeglid, see, et me peame armastama üksteist, me ei tohi vihata, peame andeks andma, kõik need asjad, eks ole. Need asjad on meil palju selgemad. Aga need asjad, mis on sinu ja Jumala vahel, mis on tegelikult see, et sa eksid võib-olla Jumala vastu mingites asjades või oled läinud Jumalast eemale või oled midagi täiesti valesti aru saanud või sa ei ole Jumalani jõudnudki, sellepärast, et sa järgid doktriini, mitte issandat. Sa järgid võib-olla traditsiooni, aga sa ei ole Jeesusega kunagi kohtunudki veel. Need asjad saab sulle ainult näidata püha vaim. Sellepärast, et kui tema tuleb, siis tema toob tõetunnetuse ja mitte ükski inimene ei ole siin maailmas pandud sinu jaoks pühaks vaimuks. Sellepärast, et kui sa oled võtnud Kristuse vastu, siis püha vaim elab juba sinu sees. Ja ta on teinud sind võimeliseks tegelikult ära tundma ja kuulma, mida tema sulle konkreetselt selle asja kohta ütleb. Nii nagu mina kuulsin tookord, ma oleks võinud 10 aasta paturegistri rääkida sellel mehel seal laeva peal, siis me oleks pidanud, ma ei tea, kui mitu otsa tegema edasi tagasi, eks ole. Ma rääkisin ainult ühe. Miks? Sest Jumala jaoks oli just see asi oluline. Teised asjad ei olnud olulised. Ma olen seda ka mitmeid korda öelnud, et kui ma kohtusin esimest korda Kristusega, siis ta ei mõistnud mind hukka mitte üheski asjas, milles inimesed hukka mõistaksid. Mõistad? Milles me üksteist hukka mõistame või halvustame või räägime või ta ei mõistnud üheski asjas mind hukka, kui ma taga esimest korda kohtusin. Ainult üks asi oli, milles ma olin süüdi ja see, mida ma siit praegu lugesin, et ma ei olnud uskunud temasse. Et ma ei olnud uskunud temasse. See oli ainukene patt, mis mul sellel hetkel oli, sest see on kõikide asjade algus. Ja siis, kui ma olin juba uskunud temasse, siis ta näitas järgmise asjana seda konkreetselt, seda situatsiooni, mis ma täna rääkisin ja ütles, see on asi, mis on minu ja taeva vahel. Ja sellest ma parandasin meelt. See ei olnud see lihtsalt, et juhtus, anna andeks. Ei, see peab tulema sinu sügavalt sisemusest ühe karjena, et Jumal, ma saan aru, kuidas sa seda vihkad. Ja patt on ju see, mis lahutab meid Jumalast, eks ole. Palun anna, et mina võiks ka vihata seda samamoodi nagu sina. Ja kui sa niimoodi meeleheitel lähed tema ette, siis kui tema näitab seda asja, mida on vaja teha, sa saad vabaks. Ma ütlen, sa saad vabaks ja sa saad terveks, sest mina sain sekundiga. Ma sain nii paljudest asjadest, mida inimesed kulutavad miljoneid, et neid tablette sisse ajada, mis on tegelikult, mille sümptomid on teemonite poolt põhjustatud ja mis vajavad tegelikult kõigepealt seda, et sa ei tule mitte lihtsalt nii-öelda õpetuse juurde või traditsiooni juurde või kiriku juurde, vaid sa tuled Jeesuse enda juurde, sest tema on sinu arst. Tema on see, kes tegelikult on eluallikas ja tema ütleb, saatan ei ole tulnud muu pärast, kui hävitama, tapma, varastama, eks ole. Aga mina tulin, et teil oleks elu ja seda ülirohkesti.
Johannese 10:90, eks ju. Et selles mõttes me peame aru saama, et see võitlus käib sinu elu pärast. Ja kui sa ei saa teistmoodi, ei saa vaenlane sind kätte, siis ta üritab julguse ära võtta sinu seest, et sa ei läheks tema armutrooni ette abi saama õigeks ajaks, et sa häbeneksid, et sa süüdistaksid ennast, et sa kardaksid halvas mõttes ja sa ei saaks kätte tegelikult neid tõotusi, mida ta on sulle andnud. Ma loen ühe kirjakoha veel. See on parem kirjakoht. See on see kirjakoht, kus muidugi see ei ole väga hea kirjakoht, kus risti Johannese pea hakata maha võtma, aga ütleme nii, et Matteuse evangeelium 11 peatükk ja siin teine salm alates ma loen. Risti Johannes on heidetud siis vangikongi ja nüüd ma loen siit siis. Aga kui Johannes vangihoones olles kuulis Kristuse tegudest, läkitas ta oma jüngrite kaudu temale ütlema, kas oled sina see, kes tuleb või peame teist ootama? Ja Jeesus vastas ning ütles neile, minge ja teatage Johannesele, mida te kuulete ja näete. Pimedad saavad nägijaks ja jalutumad käivad, pidalitõbised tehakse puhtaks ja kurdidki kuulevad. Ja surnud äratatakse üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi. Ja õnnis on see, kes minust iganes ei pahandu. Me teame, et Johannes ei tulnud sealt vangist välja enam, vaid ta mõrvati, eks ole. Ja kui me saa nüüd võtta, et korra Johannes isikut, kes oligi, tema elu oli tervenisti pühendunud Jumalale ja meeleparandus kuulutamisele, meeleparandus ristimisele, siis tema oli see, kes ka ju Jeesuse ristis, eks ole, ja kes esimesena kuulakoolega nägi ju nägemuse sellest ja tunnetas ära ju, kes ta tegelikult on, eks ole. Ta ütles, et ma ei ole isegi sinu kingapaelu vääriline nii-öelda sõlmima, siduma, eks ole. Tema sai vaimu kaudu ilmutuse, kes on Kristus. Tema ristis tema. Nii. Ja nüüd ta järsku esitab küsimuse, kas sina olid see, kes pidi tulema? Või me peame ootama kedagi teist? Mis küsimuse see tegelikult on, kui sa mõtled, eks ole? Et risti Johannese elutöö oligi ju meeleparandus kuulutus ja meeleparandus ristimine, eks ole. Mida tegelikult ta tegigi, et sillutada Jeesusele teed. Kust tulevad sellisel mehel sellised kahtlused äkki vangikongis? Küsib, et kas sina olid see või me peame järgmist ootama? Miks need kahtlused tulid? Sest asjad läksid raskeks. Asi ei olnud enam ootuspärane. Ta kannatas. Tal oli surmanuhtlus määratud põhimõtteliselt juba, eks ole. Ja mis viidigi täide. Asjad läksid raskeks ja tundus, et tema on nagu kõigest kõrvale jäänud. Temal on raske, ta kannatab. Ja see tõi ka temale inimlikud kahtlused, mis näitab väga selgesti, et see on tavaline. Et keset raskusi või kui sa ei näe, et palvevastused tulevad või kui sa ei näe kohe, et tuleb läbimurre, siis me hakkame kahtlema. See on täiesti tavaline asi, isegi risti Johannes kahtles Jeesuses korraks, kujuta ette, eks ole, kui kummaline on ju. Meie räägime, et suur prohvet, eks ole, vaata, mis ta tegi on ju. Aga tema samamoodi kahtles, sest ta oli ka inimene. Ta ei liikunud ainult vaimus, tal oli ka ihu ja hing, eks ole. Ja tema ka kahtles. Ja nüüd see, miks ma seda kirja kohta tegelikult lugesin, on see teine pool. Pimedad saavad nägijaks ja jalutumad käivad, pidalitõbised tehakse puhtaks ja kurdid kuulevad, surnud äratatakse üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi. Ja õnnis on see, kes minust iial ei pahandu. See oli nüüd see sõnum, mida Jeesus läkitas risti Johannesele vanglasse, öeldes, kes teine neid asju teeb, kui Jumal ei ole minuga teiste sõnadega. See on see, et Messias on tulnud teie juurde, kui hakkavad toimuma vabadused, kui vabastamised, kui hakkavad toimuma tervenemised, kui kuradi riik lahkub ja Jumala riik tuleb sisse. On nii? Kas teie tahate, et see tuleb? Kas keegi veel peale minu soovib, et see tuleb? Et sa päriselt näed seda, et sa jooksed selles. Et sa käid selles, et sa näed, kuidas Jumala riik. Küsimus ei ole ju vajaduste täitmises ainult. Küsimus on selles,
et Jumala riik sinu juurde saaks tulla ja jääda sinu juurde. See on see, mida Kristus soovib igaühe jaoks siin teha ja kõikide inimeste jaoks, kes on tema nime iialgi appi hüüdnud. Jeesus tahab seda teha sinu jaoks. Ainuke asi, mis seda takistab või kes seda takistab, on kes? Sina ise. Sest tema on tegelikult kõik juba teinud ja see ei ole süüdistus. Ma tean, millest ma räägin. Selles mõttes sina ise, et sina ei saa endale ilmutada midagi, mis on valesti või mitte, või mida sa pead tunnistama. Sa ei saa seda ise teha, aga sinu osa on see, et sa lähed tema juurde ja ütled, siin ma olen, võta mind sellisena, nagu ma olen. Ma tahan täiesti uut algust. Ma tahan täiesti uut algust, ma tahan alustada sellelt lehelt, kus sina oled minu kuningas ja valitseja, kus sinu riik tuleb minu juurde. Niimoodi, nagu ta tuli kõikide nende juurde, kellest me loeme Uues Testamendis. Me tahan näha, et sinu riik tuleb ja vabastab mind nendest asjadest, millega ma olen olnud seotud, millega ma maadlen, millega ma võitlen. Asi ei ole, esimene punkt oli, ainult see esimene pool oli meeleparandusjutt. Küsimus on tegelikult palju sügavamas asjas, eks ole. Et kui vaenlane teab, et Jeesus on sinu jaoks kõik valmis pannud, siis on mis asi, mille ta sinult tahab ära röövida, mis ma alustasin, julgus Jumala ees. Sest kui sul tuleb süütunne, kui sul tuleb mingi süüdistus, kui sa näed ennast kogu aeg läbi kukkuna, sa näed ennast, et sa ei ole piisav, sa võib-olla ei saa seda aru, sa võib-olla ei saa seda aru, siis see on see, et julgus on kadunud Jumala ees. Ja sinu palvevastused on pärsitud. Sellepärast vaenlane näeb nii palju vaeva, et sul ei oleks julgust Jumala ees. Sest kui sa saad tegelikult aru, et sind on õigeks mõistetud tema vere kaudu ja kui on midagi, mida sa pead veel tunnistama, siis tema ütleb sulle seda. Seda ei ütle naabrinaine sulle seda. Seda ei ütle sulle sinu abikaasa, kuigi nemad võiksid väga hästi öelda, milles sa veel pead meelt parandama, eks ole. Aga põhimõtteliselt ei ole see inimene, kes seda ütleb. Vaid kui on midagi, siis püha vaim ise ütleb sulle seda ja näitab, sest mitte keegi tegelikult ei näe sinu sisse peale tema. Mitte keegi ei näe. Nii et väga tore on käia ja õppida ja kuulda ja käia erinevatel koosolekutel, see on väga tore. Aga mina ütleksin selle kohta natukene lisaks, et sa võid olla läbi käinud kõik maailma piiblikoolid ja kõik kogudused ja kõige paremad kirikud. Aga kui sa ei ole tulnud tema juurde isiklikult, et sa ei saa öelda või õigemini, et sul ei ole seda öelda, et mina kohtusin Jeesusega isiklikult. Mina olen temaga koos isiklikult. Mina suhtlen temaga sellepärast, et tema on minu issand ja tema riik on tulnud minu juurde, sest ma olen saanud vabaks. Siis nii kaua ei ole asjad päris lõpuni jõudnud. Mõistate seda? Sa võid olla täis teadmisi ja tarkusi ja YouTube'i kanalitel jutlusi, sa võid kõike täis olla. Aga ühel hetkel sa saad aru, et see, kes on tegelikult sinu issand, ei ole sinule väga tuttav. Sa ei ole temaga väga lähedane. Sa ei tunne teda isiklikult. Et sellepärast ma veel kord toonitan, Jumala riik on see, kui me saame vabaks, kui me saame terveks. Ei ole, üks asi on igavene elu, kui me läheme ära siit maailmast, aga teine asi on see, et ta ütles, Jumala riik on sinu sees juba, kui sa oled tema vastu võtnud. See tähendab seda, et tema vägi elab sinu sees, tema tarkus elab sinu sees, tema võitmine elab sinu sees, tema armastus elab sinu sees. Ja sellepärast, miks ma lugesin ka selle Johannese kirja ette, et väga palju Jeesus rääkis viljast. Et sa võid küll teadmised, et oled suured, nagu oli variseridel, aga vili on see, et meil on armastus ise keskis ja sa ei vihka oma venda. Saad aru? Sa ei vihka oma venda, sul on armastus ise keskis. See on vili, mille toob esile ainult Jumala. Mitte ükski inimene, ma usun, ei saa armastada oma vaenlast isegi, kui tema sees ei ole püha vaimu armastus. Sa ei saa teha seda, sest sellepärast, et sul tekib vihkamise inimese vastu automaatselt, kui keegi on sulle haiget teinud. See ongi üleloomulik, et sul tekib armastus inimese vastu, keda sa muidu ei armastaks. See on üleloomulik, et Jumala vaim täidab sind armastusega nende inimeste suhtes ka, kes ei ole sinu suhtes meeldivad. Ja kui sul ei ole seda armastust, siis taotle seda, sest ta ütleb, et kes vihkab oma venda, see ei saa Jumalasse jääda.
See on väga tõsine kirjakoht tegelikult. Ja sellepärast ma tahangi lõpetada sellega kokku võtta, et Jumala riik on see, kui me tunnetame tõe ja me saame vabaks. Ja see tõetunnetus ei ole lihtsalt mingi konkreetse asja suhtes, vaid tõetunnetus selles suhtes, et sinu eest on hind makstud. Ja kõik on valmistatud sulle kui kuninga tütrele ja kuninga pojale. Kõik on tegelikult sulle valmis pandud juba. Et ära lase siis seda ära lase seda kingitust röövida selle läbi, et meid tahetakse panna jälle mingisugusesse orjaikesse, eks ole. Et sellepärast see julgus Jumala ees on peamine asi, mida me peaksime taotlema, sest see toob esile kõik need asjad, mida Jumal on meile valmis pannud. Ja palvevastused saavad vastatud ja sulle saab ka selgemaks, miks sa üldse elad, mis on su elu eesmärk, mis on sinu kutse Jumalas. Kõik need asjad saavad siis selgeks. Et kui Jumal minusuguse inimese, kelle pärast mu sugulane isegi palvetada ei tahtnud, sest arvas, et minuga ei saa mitte kunagi Jumal hakkama, siis kui isegi minusuguse inimese Jumal sai ära päästa ja vabastada kõikidest nendest diagnoosidest, mis on tänapäeval muu asjad, eks ole, ja mille pärast meeletult ravimid kulutatakse, sain mina vabaks ühe hetkega, need ei ole mulle kunagi tagasi tulnud enam. Mitte kunagi. Ma olin niimoodi nendest asjadest vaba, ka ärevushäiretest. Täielikult, mul ei ole kunagi need enam tagasi tulnud. Et sellepärast ma ütlen, vabadus on olemas. Ma ei räägi kellegi raamatutarkus, ma ei räägi kuskil, mis ma filmis nägin, ma räägin seda, mis minu enda elu on. Kunagi Jumala vaim ütles mulle seda ka, et tegelikult väga paljud jutlustavad kellegi teise jutlusi. Väga paljud jutlustavad, mida Jumal kellelegi teisele on teinud. Aga sa tegelikult ei saa minna ja jutlustada seda, millest sa ei ole ise läbi läinud. Sellepärast, et sa ei tea. Mulle meeldib see ütlus, et võitjad on need, kes proovivad ükskord veel. Et kui sa ei ole proovinud ükskord veel, siis sa tegelikult ei tea, kas sa oled võitja, eks ole. Et sellepärast ma väga palju tooritan seda, et ole julge tunnistama seda, mis on Jumal sulle teinud ja usu, et Jumal ei tee vahet isikute vahel. Et kui ta on teinud seda ühele inimesele, siis ta teeb ka seda sinule. Ta teeb seda kolmandale isikule, aga kõigepealt ära jookse ringi ja ära kogu aeg vaata siiapoole, sinnapoole, kõigepealt minna Jumala juurde. Mina olen ka käinud mitmes piiblikoolis, ma olen väga palju käinud suurtel kusaadidel, konverentsidel, kirikutes, igal pool olen käinud. Aga ma ütlen ausalt, mitte ükski asi ei ole asendanud seda palve kambri aega Jeesusega kahekesi, mitte kunagi. Kõige suuremad ilmutused, Jumala puudutused, tema ligiolus, ma olen saanud temaga kahekesi. Nii et edu teile. Amen.